kui on vajalik nagu seletada mõnele skeptik.ee-le, et astroloogia ei ole pastakast välja imetud uhuu-teadus, siis võib ju samamoodi küsida, et miks näiteks Indias, Mesopotaamias, Vahemere ääres ja isegi Lõuna-Ameerikas on samadel planeetidel samad omadused. Mis ma olen avastanud siis, et ja kuidas arhetüüpne astroloogia ka sellest räägib, on see, et need 10 planetaarsed arhetüüpi, kes meil seal on ja päike ja kuu käivad ka siis nende planetaarsete arhetüüpide alla. Et nad võtavad erinevates kultuurides, neid ehitakse erinevate riietega, erinevate nimedega, aga nad on oma olemuselt on nad sellised põhimustrid, mis on iidamast, aadamast püsivad ja nad on siin maa peal olnud. Ja erinevas kultuuris siis neist räägitakse erinevad lugusid, aga mitte need lood ei ole välja mõeldud või me ei omista taevakehadele mingid inimese poolt välja mõeldud lugusi või nimesi, vaid et need taevakehad ise räägivad meile, kes nad on. Tere kuulama järgmist Iidsete teadmiste podcasti osa ja kuna on tulemas veebruarikuu, Hiina uus aasta, on meil seekord väga huvitavad teemad ja teemade valiku dikteerib meie saatekülaline Rikko, kes on arhetüüpse astroloogia uurija. See kõlab väga põnevalt, nii et tere Rikko, räägi palun sellest, mis asi see arhetüüpne astroloogia on? Jaa, arhetüüpne astroloogia, tema see koolkond asub siis Californias ja alguseks võib pidada, ütleme seal aastat umbes 1974, et ta on siis umbes 50 aastat vana nüüd ja alustajateks või siis selle nurgakivi panijateks on 2 sellist meest nimega, esimene mees on Richard Tarnas, tema võib-olla see põhifiguur ja teine on siis Stanislav Grof. Stanislav Grofist teatakse rohkem siis sellise transpersonaalse psühholoogia maailma juhtivaid LSD, psühhoterapeute, teadlasi. Olen mitmeid tema raamatuid lugenud, jah. Jah, et kuulus lause, kui siis Albert Hoffmann oli see mees, kes sünteesis LSD, siis Albert Hoffmann ütles, et kui mina olen LSD isa, siis Stanislav Grof on LSD ristiisa. Ja võib-olla kõige esimene asi, mida mina kuulsin arhetüüpse astroloogia kohta, äkki siis juba 6-7 aastat tagasi, oligi siis Stanislav Grofi ja Richard Tarnase see uurimustöö, mis nad koos tegid. Ehk siis Tarnas tegi oma doktoritööd siis Harvard ülikoolist psühhedeelsete kogemuste, nagu uuris neid, eks ju. Ja kelle juurde minna siis nii-öelda õpilaseks või kellele oma tööd tugineda, siis ta valis Stanislav Grofi. Tarnas valis siis Stanislav Grofi ja läks Californiasse Grofi juurde ja selline kuulus koht nagu Esalen instituut, see asustati siis 60. lõpus, seal olid sellised kuulsad inimesed nagu Joseph Campbell ja Abraham Maslow ja tegeleti siis selliste joogade, idatarkustega, kõigi sellise ääreala teadmistega. Nii, mina ütleks nüüd vahele, ma hetkeks katkestan sind, et kuna meil on Iidsete teadmiste podcast, siis esialgu võis kõlada suhteliselt ehmatavalt fakt, et see asi on ainult 50 aastat vana, aga miks ma katkestasin just praeguses hetkes on just see, et tegelikult kõik need mehed, võib-olla kui kõik kuulajad ei olnud neist kuulnud või ei olnud nendega varem kokku puutunud, on kuulsad just selle poolest, ma toon lihtsalt ühe väikse tausta, sest ma ei tea, kas Rikko sellel peatub, ta mainis joogat ja kõigi nende selliste äärealade uurimist, aga tegelikult on need kõik mehed need, kes hakkasid proovima kaasaegsesse teadusesse sisse tuua neid samu iidsete kultuuride poolt juba ammu kasutusel olevaid teadmisi, kaasa arvatud ka psühhedeelsed ained, mis on ju tegelikult väga vana traditsioon väga paljudes kultuurides. Nii, ma arvan, et lihtsalt see oli vajalik vahemärkus ja palun nüüd jätka. Jaa, et niiviisi lühidalt siis kokku võtta, et see esimene asi, mida mina kuulsin sellest arhetüüpsest astroloogiast, oligi siis see, et Tarnas ja Grof olid seal, tegid siis seda tema doktoritööd ja LSD psühhoteraapiat ja nii edasi ja nad ei saanud aru, et miks siis inimestel on need teraapia kogemused nii öö ja päev kogu aeg. Et seal tehakse ühel kuul
patsiendiga see üks LSD teraapia sessioon, see on ühtemoodi, siis tehakse seda mõni kuu hiljem, see on täiesti öö ja päev ja nad ei saanud aru, miks need on nii erinevad. Nad proovisid kõiki erinevaid psühholoogilisi teste, mis olid tollel ajal mainstreamis, peavoolus, ükski korrelatsioone ei olnud ja siis tuli Euroopast üks rändastroloog ja ütles, et miks te ei vaata siis neid astroloogiat, miks te ei vaata transiite. Ja siis transiit siis lihtsalt öelda kuulajale, transiit siis tähendab seda, et seal kaks vaatlusandmeid on kaks, üks on siis inimese sünnihetk ja teine on see, kuidas planeet praegult taevas on. Selleni ma tahaksin jõuda, sest et see haakub selle astroloogiaga väga iidse teadmisega, aga nii, jah, kuulen põnevusega edasi. Ja siis nad algus olid väga skeptilised selle osas nagu paljud lääne materialistlikus paradigmas ja mehhanitsistlikus maailmas üles kasvanud inimesed on astroloogia suhtes üliskeptilised, nagu ma ise olin, kuni siis ütleme selle hetkeni, kui ma ka seda Tarnase sellest asjast teada sain. Või ma ei olnud väga nagu uurinud seda või tegelenud sellega või sinna poole vaadanud. Ja sisuliselt siis nad leidsid sealt korrelatsioonid, et sellega, mis toimub siis seal selle rituaalil või seal selle teraapia sessioonil ja see, kus planeedid seal üleval on. Et siis nendel siis see LSD teadus või see uurimine siis kinnitas ka seda astroloogilist fakti ja vastupidi. See oli esimene asi, mis mina kuulsin, et ma olen siin öelnud ka inimestele, et meil tänapäeval siis selliseid imesid on nagu vähe, või me imedest ei kuule nii, nagu me siin iidsetel aegadel kuulsime imedest, imesi oli palju rohkem, täna on meil pigem tehnoloogilised imed. Kui mina seda kuulsin, siis minu jaoks oli see natuke selline nagu imeline. Kusjuures mina jälle selle sinu lause vastu vaidleks. Mina arvan hoopis pigem, et me oleme hakanud sellises, võib-olla siis minu mõistes iidse aja ja kaasaja vahele jäävas perioodis, mis on siis umbes periood kestvusega 1800 aastat, ehk siis umbes siis kristluse pealetungist teisel sajandil kuni siis materialismi võidukäiguni, ütleme siis 19. sajandil, eks. Et selles vahemikus me oleme hakanud imedeks nimetama paljusid asju, mis iidsete kultuuride jaoks olid täiesti tavapärased. Ja selles mõttes nagu see, et see astroloogia on hakatud nagu tõsiste uurijate poolt, keda vaieldamatult sinu poolt nimetatud mehed olid, on hakatud tagasi tooma. Jah, ma saan aru isegi, miks sa nagu noore mehena kindlasti tundsid algselt veidi tõrget teema suhtes, sest me kõik teame, et astroloogia, see on mingi lehesaba uhuu, eks ju, mida ajavad mingid siuksed habemega vanamehed, kes viivad naisi puuõntesse ja mingi selline, sellele on tekitatud siukene täiesti äraspidine maine ja mis pärast lihtsalt sellepärast, et just nimelt sa ütled, et osad asjad tunduvad imelisena. Astroloogia ei räägi asjadest, mis on, kuidas öelda, näpuga katsudes mõõdetavad, küll aga mõõdetavad. Ja nüüd jõuame jälle sinu jutuni edasi, kuidas siis hakkasid need mehed uurima seda ja kuidas nad arhetüüpideni jõudsid. Jaa, millel siis Tarnas siis kaks suurt teost kirjutatud. Esimene siis on eesti keeles ka ilmunud, inglise keeles on see The Passion of the Western Mind, eesti keeles on siis lääne mõtteloo passioon või midagi sellist või vaimuloo passioon. See ilmus siis Edmund Burke'i seltsi sarjas, Hardo Pajur lasi selle ära tõlkida. Ja siis teine Tarnase teos, siis, mis otseselt keskendubki siis arhetüüpsele astroloogiale, on siis kosmose psüühe, mida siis praegult tõlgitakse ka eesti keelde. Ja nüüd see kosmose psüühe siis tegelebki, kuidas ma ütlen siis, nagu sa juba mainisid, et sealt enne Kristuse ajast on ju umbes -400, osades näidetes ta läheb kaugemale, aga siis ütleme võib-olla see viimased 2000 aastat ajalugu, millele ka siis keskendub suuresti tema esimene raamat. Aga ütleme see meie siis selle praeguse tsivilisatsiooni ajalugu ja mis ta siis selles kosmose psüühest teeb, ta vaatab siis just nende arhetüübid või need jumalad või need planeedid, kes seal üleval on, nende siis selliseid tugevaid seise ja kuidas need siis sündmused siin all, lääne tsivilisatsiooni sellised olulised sündmused hingavad siis koos sellega, kuidas üleval need planeedid või arhetüübid võtavad siis selliseid oluliseid tugevaid aspekte või need nurgavahesid või asendeid. Et see raamat siis tegeleb täpselt sellega.
niisiis ta tegeleb tegelikult võib-olla sellega, millega ka hermeetikud ehk siis salateadmiste uurijad on selles samas sinu poolt mainitud ajavahemikus tegelenud kuulsa aktsiooni nagu üleval, nii ka all kinnitust otsimisega inimese ellu ja see võib-olla on ka see, miks astroloogia ja nagu mõnda aega oli väga nõutud teadusega, mõnda aega hiljem muutus selliseks ohtlikuks ebateaduseks, et sai nagu inimesed teadmisi asjadest, millest võib-olla kui tahta jälle taaskord öelda mingit keskaja teemat, et kui nad pidid olema fatalismi ja nii-öelda allu pimesi jumalale ja kõik, mis jumal toob, selle pead sina ära kannatama, kirikule maksma ja ikka kannatama, eks ju. Et selles mõttes see oli nüüd see aeg, kui astroloogiat hakati, isegi mitte materialistlik teadus alles võttis üle, aga jah, see nii, aga nüüd, sa ütlesid põneva seose, minu jaoks väga huvitav, et planeedid kui jumalad ja arhetüübid, võt see on nüüd see, mis vajaks natuke lahti rääkimist. Jaa, ütleme, see oli see esimene asi võib-olla siin 6-7 aastat tagasi, kui ma hakkasin seda astroloogiat nagu nuusutama. Et siis ma kõigepealt, me kõik, ütleme, et on ka sellised sümbolid või nimed, mida kõik teavad. Kus me neid teame, seda me ei tea, aga on sellised kujundid või sümbolid, näiteks Jeesus on võib-olla kõik teavad, et kuskilt me teame seda või siis, ja siis muidugi need planeedid, et kõik on kuulnud siis sõnast Merkuur, kõik teavad Veenust, kõik teavad Marssi, kõik on kuulnud Saturnist, Jupiterist. Need on siis need 5 silmaga nähtavat taevakeha planeeti. Ja siis need nimed sealt tulevad siis roomlastelt on ju. Ja siis sealt ma hakkasin nagu ringi vaatama, et kuidas siis erinevad kõrgtsivilisatsioonid on neid samu 5 meest või seda naist või seda 5 planeeti. Figuuri, jah. Et kuidas nad on neid nimetanud. Ja siis ma jõudsin kreeklaste juurde ja vaatasin, et kreeklaste Merkuurius on siis Hermes, eks ju. Ja see on ka üks selline tegelane on see Hermes, keda kõik valdav nagu 99% kõik teavad, on see jumal, kellel siis seal jala küljes need tiivakesed on. Ja siis vahendas seal sõnumeid teiste jumalate vahel. Siis Merkuurius on Hermes, Ares on Mars, Afrodite on Veenus, Zeus on Jupiter, Saturn on Kronos, siis lähed Indiasse, seal Jupiter on Guru, siis seal mul teised nimed ei ole nii hästi meeles, aga Mesopotaamias on Marss on Saturn on Sani ja Tumusid ja Inanna ja Ishtar ja et seal, kui lähed nende kõrgkultuuride juurde, siis sa näed, et need silmaga nähtavad siis planeedid, et neil on kõigil siis sellised jumalad vormid nende selles keeles või nende müüdiloos või nendes kultuuris, aga nende omadused on kõikidel üsna sarnased. Vot see ongi huvitav ja see on see, millest mina ei ole arhetüüpse astroloogia nime all sellist asja nagu uurinud, küll aga astroloogiat just nimelt iidsetes kultuurides. Ja täpselt samamoodi on ju, kui on vajalik nagu seletada mõnele skeptik.ee-le, et astroloogia ei ole pastakast välja imetud uhuu-teadus, siis võib ju samamoodi küsida, et miks näiteks Indias, Mesopotaamias, Vahemere ääres ja isegi Lõuna-Ameerikas on samadel planeetidel samad omadused. Just nimelt need põhiomadused, näiteks kõikjal, kus vähemalt minu uuringud on ulatunud, võib-olla sina kas kinnita või lükka ümber, Marss seondub sõjakusega, mehelikkusega ja Veenus seondub naiselikkuse, armastuse, võib-olla isegi veidi hedonismi, millegi, see on juba, need detailid võivad juba varieeruda, aga siis kas näiteks viljakuse või igal juhul kindlasti naiselikkuse ja Marss kindlasti mehelikkuse, jõulisuse ja muu sellisega, eks ju, et on sul ka mingeid taolisi märkamisi või on või oled sa avastanud mingi kõrgkultuuri, kus on olemas astroloogia, aga kus planeetide käsitlused on täiesti vastukäivad sellele, mida meie nüüd siin täna arhetüüpse astroloogia nime all käsitleme? Pigem
mis ma olen avastanud siis, et ja kuidas arhetüüpne astroloogia ka sellest räägib, on see, et need 10 planetaarsed arhetüüpi, kes meil seal on ja päike ja kuu käivad ka siis nende planetaarsete arhetüüpide alla. Et nad võtavad erinevates kultuurides, neid ehitakse erinevate riietega, erinevate nimedega, aga nad on oma olemuselt on nad sellised põhimustrid, mis on Iidamast, Aadamast püsivad ja nad on siin maa peal olnud. Ja erinevas kultuuris siis neist räägitakse erinevad lugusid, aga mitte need lood ei ole välja mõeldud või me ei omista taevakehadele mingeid inimese poolt välja mõeldud lugusi või nimesi, vaid et need taevakehad ise räägivad meile, kes nad on. Ja meie siis, võib-olla siis ühe nimi on Veenus, teise nimi on Afrodite, kõik räägime Veenusest siin praegu, 3. nimi on Anna, teise nimi on Ishtar, Norras võib-olla on Freia, Eestis mingid muud neitsid, ilu, harmoonia, armastuse kandjad. Et see ilu või harmoonia või selline küllus või elu selline maitsev pool või lähisuhted, viljakus, sotsiaalsus, ja see on kõik, mis on, see on selline üleüldine. Ja iidsed kultuurid tundsid neid põhimustreid. Ja nüüd lähebki asi põnevaks selle seisukohalt, et ma käisin eelmisel aastal koos väikse grupi iidsete kultuuride uurijatega, käisime aladel, kust sai alguse kaasaegne tsivilisatsioon. Seda nüüd on tõesti isegi peavool sunnitud tunnistama, ma räägin siin Göbekli teppest või laiemaks juba osutavast Das Tepleri alast. Das Tepler on siis Göbekli teppega sarnaste teppede ehk inimtekkeliste küngaste peale tehtud megaliitrajatiste ala Lõuna-Türgis, Süüria piiri lähedal. Ja seal juba väga paljud uurijad, kes seal käivad, avastavad, et sealsed rajatised, megaliitsed, väga oskuslikke töötlemisi vahendeid nõudvad rajatised on orienteeritud kindlatele taevakehadele. Küsimus, miks see, Göbekli tepe, mida võib-olla kõige rohkem teatakse, Göbekli tepe on dateeritud meist lugedes siis 12 000 aastat umbes vanaks. Et selles mõttes võiks küsida, et miks on nii pikka aega, see on seni, kuni inimkond on tegelenud nähtusega nimega tsivilisatsioon, mida võib nimetada tsivilisatsiooniks. Et miks kogu aeg on vaja olnud teada taevakehade asetusi ja nende järgi orienteerida? On sul mingi versioon või on arhetüüpsel astroloogial selle kohta mingi versioon? Kuidas ma ise näen seda nüüd ja võib-olla suuresti ka minu see tähe uurimine, ühelt poolt on see tugev sammas, on seal see arhetüüpne astroloogia, mis siis on sellise jungiaanliku ja transpersonaalse psühholoogia mõjutustega. Teiselt on siis suur mõjutus on mul endal ka siis kogu selline indiaani kultuur ja siis ma neid tähe asju uurinud ja lugusid ja milliseid siis sümboleid nad sinna üles joonistavad ja mida nad räägivad tähtedest ja kuidas siis ütleme selline iidne põlisrahvas oli suhtes taevaga või milline nägi välja iidse kultuuri suhe taevaga või mis oli selle mõte. Nii väga lihtsalt öeldes on see, et kui sa lood suhte sellega, mis seal üleval on, siis see, mis seal üleval on, sellel on hästi palju, inglise keeles see sõna on see nagu medicine. Eesti keeles võib olla siis, et see on nagu rohi. Võib ka veel lihtsamalt öelda aitamine. Abistav. See on abistav, see on abistav. Miski, mis on, meditsiin on meil muutunud tähenduseks nagu otsese ravikunsti tähenduseks, aga tegelikult see indiaani traditsioonis meditsiin on laiem, ta on nagu just nimelt nagu abistava funktsioonis, kui nii võib öelda. Jah, nende vaates on see medicine on niiviisi, et ütlesid, et kuidas nemad sellest kõnelevad, et igal asjal võib olla oma moodi seda abistavat funktsiooni, eks ju. Ja kuidas mina siis olen seal näinud, mida nad teevad, näiteks räägivad taevast, eks ju, seal on siis lood
taevast, mis aitavad lapsi. Seal on lood taevast, mis aitavad noori mehi. Seal on lood taevast, mis aitavad noori naisi, mis aitavad kogukonda, mis aitavad teha, mis loovad ka sellise struktuuri, mis on püsiv. Vaata siin, see on mul ka tund teemaks üles, et miks on selle üleval, selle asjaga nagu hea suhet luua, on see, et ta ei kulu, ta ei kao ära. Ta on igavene. Jah, vot see on nüüd koht, kus ma natukene võib-olla ma ei tahaks öelda, et olen irooniline, aga see on nüüd see, mille ju ütleb vastuseks sellele samale minu esitatud küsimusele, et miks alates Göbekli teppest, kus see on mõõdetav ja siiamaani tõestatav, eks ju, on inimesed vaatanud taevatähti ja ametlik teadus on öelnud, et aga need on seal kogu aeg ühesugused. Vaatasid üks öö samasugune, vaatasid tüki kolmandat teistsugune või ei ole, eks ju, ainult liiguvad natukene, jälgisid ja siis tuli see mingi isalt pojale õpetus, et ikka kui, et umbes alla, ma ei tea, ader löö maha, kui suur vanker on selle või tolle tähe kõrval, eks. Selles mõttes nagu, mis osalt muidugi minu arvates ei ole vale, aga mina väidan, et see on liiga primitivistlik. Et need, keda me katsume nimetada primitiivideks kaasaegse teaduse seisukohalt, ei võtnud seda nii primitivistlikult, nagu meie teadus püüab seda praegu tõlgendada. Sa hakkasid väga huvitavas suunas minema, et olid, mis aitasid naisi, olid, mis aitasid noorukeid, abistasid just. Et kas tegelikult, kui mõelda nagu iidsete ravikunstide peale, siis iidsetes ravikunstides käsitleti ju inimorganismi holistilise tervikuna. Ja holistilises tervikus haigus tähendas millegi paigast ära minekut. Midagi ei olnud enam kooskõlas meid ümbritseva tervikharmooniaga, mille osad me kõik oleme. Järelikult oli vaja leida, mis osa paigast ära on ja siis seda väge, mis paigast ära oli, paika nihutada ja kui nagu sa eelnevalt mainisid, et nendel jumalatel või planeetidel või vägedel anti mingid nimed, nende toimimise ajad seostati planeetide liikumisega, sest et see oli kogetavalt mõõdetav aastasadade järjepikku, et siis järelikult otsiti abi noorte probleemidele väest, mis toetas enamasti noorte paigast ära olemist, viies seda tagasi, naistel, öeldakse, kõik saavad aru, eks ju, et naistel on teatud eluetappides erinevad probleemid kui noortel meestel, eks ju, järelikult on vaja ka erinevat loodusjõudu. Et midagi sellist, aga kuidas see arhetüüpne astroloogia sellele nagu lähenes või läbi nende arhetüüpide Jungi nägemuse? Seal millegi pärast, kuidas mina näen, mida see arhetüüpne astroloogia siis ka nagu teistmoodi teeb, et ta üritab ka siis sellest, meil on ka siis selline nagu traditsionaalne astroloogia, eks ju, mis on, võime nimetada siis hellenistlik astroloogia, üks suur koolkond, lääne astroloogia, on siis sealt välja kasvanud, teine siis sealt India poolt. Mina ei tea, et oleks olnud väga hellenistlikku astroloogiat. Ikkagi astroloogia tuli, kuigi kreeklased olid ju kaupmehed ja tassisid kohale nagu ümberkaudsetest maadest kõik, mis sealt tassida andis, kaasa arvatud selle, mida me kaasajal oma kultuuriks nimetame, eks ju. Et sellest on tehtud isegi uurimusi, et kreeklased ei loonud meie kultuuri, vaid kogusid selle osavate kaupmeestena ümberkaudsetest maadest kokku. Ikkagi pigem on see seotud nende Mesopotaamia, Väike-Aasia aladega, mis on meie praeguse astroloogia aluse see baasjuur seal jah, aga see ütleme täna, seal see lugu on umbes nii, et seal umbes 400 enne Kristus siis tuli üks Kaldea munk sinna, tõi siis sinna kreeklastele ja siis kreeklased seal täna on see päris suur selline astroloogiline renessans toimumas ka nagu erinevad siis astroloogiate koolkondade seas ja kreeklased ikkagi arendasid ka päris
kaugele teda sellised uusi süsteeme, seal on muidugi see läheb väga keeruliseks. Ma ei ole väga üldse Kreeka astroloogiast kuulnud, sellepärast ma lihtsalt katsun aru saada, millest räägid, sest et sa mainisid kalde ja munka just nimelt. Lähme jälle tagasi sinna aladele, kus me käisime eelmise aasta oktoobris. Seal samas Göbekli teppest 50 kilomeetrit, isegi veidi vähem, mingi 40 millegiga asub linn nimega Harran. Ja Harran on olnud just nimelt nende kalde ja tähetarkade asukoht mitte 500 aastat enne meie aega, vaid alates 5000 aastast enne meie aega. Seal on olnud ülikool, maailma vanim ülikool, kus on õpetatud just tähetarkust. Seal on olnud asukoht, kuhu saatsid kõik valitsejad kõigist Mesopotaamia alal asunud kuningriikidest oma käskjalgu, et sealsetelt tarkadelt küsida ennustusi või prognoose siis meie mõistes, eks ju, oma tulevastele tegevustele ja just nimelt lähtuvalt nende suutlikkusest tähti jälgida tuhandeid aastaid järjepanu ja siis nagu targasti sellega ka mingeid kalkulatsioone teha, et ma arvan, et see üks kalde ja tark jõudis Kreekasse, tõi ta endaga kaasa ilmselt lihtsalt selle rohkem kui 5000 aasta vanuse tarkuse, mille siis targad kreeklased oma keelde kirja panid ja jumal tänatud, et panid, siis on ta meil ju alles. Ja, mul on üks minu enda lemmikintervjuusi, mul on tehtud Amar Annusega, siis Tartu Ülikooli sumeroloogiga, seal me räägime Mesopotaamia astroloogiast ja ma olen Mesopotaamia astroloogiat niiviisi uurinud, seal on veel, Hollandis on ka üks, nüüd see sai läbi, see oli 5-6 aastane doktori või seal programm, seal oli mitu doktorit, tehti seal uurimustööd siis Zodiaagi ajaloost ja natuke ma seda Mesopotaamia astroloogiat uurinud, seal oli niisugune, iga täht oli vaatluse all, iga üksiku täht ja siis jälgiti, et kui seal näiteks täht muutis punakamast pruunikamaks või kui ta ei paistnud nii eredalt, siis põhimõtteliselt terve taeva see märgid olid kõik sellise pinksa jälgimise all ja kõigel olid siis kõik nagu rääkis nendega, eks ju. No jah, ja see ongi see, et mida nagu teades, et Amar on natukene selline teatud küsimustes skeptik.ee poole kalduv, olen ise nautinud väga tema sumeri tõlkeid ja on teemasid, mille puhul ma väga austan tema seisukohti, eks ju, aga see fakt, mille sa välja tõid, et nad jälgisid seda kõik täpilt, tegelikult tähendas ikkagi seda, et nende teadmised võisid antud kosmiliste jõudude mõjude ja vastasmõjude rekombineerumisest, mis ongi need planeetide seisud ju, sellest olla sügavamad kui meil praegu. Et me lihtsalt ei tea, me loeme neid, lihtsalt selle sama Amari puhul, kellest ma tõesti, nagu ma ütlen, minu arvates ta on üks Eesti tuntumaid ja ka nagu maailmareenil väga hinnatumaid sumerikultuuri uurijaid ja olen tõesti arvan, et kõik tema teosed läbi lugenud, eks, aga see, kuidas ta näiteks sumeri loitse neid tõlkides ja interpreteerides natuke nagu naeruvääristab neid, tekitab minus nagu küsimuse, et kas ta ikka päris hästi saab aru, millest need seal, kes neid loitse tegid, tegelikult rääkisid. Ja see ei ole mitte Amari vastu isiklikult, vaid see on küsimus kaasaegsele teadusele, mida Amar kui tõsine teadlane esindab. Jah, sellest ma olen enda saates rääkinud ka, et vanim tekst, mis on säilinud planeetidest, on siis sellise mehe raamat nagu Vettius Valens, sealt 2.-3. sajandist Aleksandria linnast. Antoloogia, siis seal ta siis kirjeldab 7, 5 silmaga nähtavat ja päike kuu planeetide kirjeldused, enda omadused, see on siis vanim tekst, mis meil on. Säilinud, jah. No jah, säilinud, see on oluline meeles. See on oluline, sest et Aleksandria raamatukogu põlemisega hävis nagu 10 000 käsikirju, aga olgu, säilinud, kuulan huviga. Ja sellest ma olen rääkinud ka, et kui sa seal 2. sajandil siis kõnnid seal Aleksandria vahel ringi ja keegi seal on astroloog on ja siis seal nähakse, et seal ja nad näevad, et taevas on Jupiteri, Veenuse konjuktsioon ja nad tegid seal sünnikaarte nii, nagu kõik teevad, nagu täna tehakse, nagu mina teen, siis tehti seal sünnikaarte. Ja kui seal keegi ütleb sõna Veenus, siis see, kuidas nemad sellest aru saavad, on hoopis teine, kui meie siin, kui täna meie ütleme sõna Veenus.
sest nendel on see müüdiloome, nad elavad seal selle sees ja meil siin, see on võib-olla see, ma tahtsin natuke selle Amari asjale võib-olla viidata, et meie siit tagant järgi ainult aimame neid asju. Ja isegi mitte ei aima, vaid et me katsume seletada neid iidsete tsivilisatsioonide väga sügavaid teadmisi oma praeguse materialistliku filosoofia pinnalt, mis kohati eitab teatavate protsesside olemasolu, mille olemasolu iidsed kultuurid on kogu aeg teadnud ja nendega arvestanud. See ongi see, kui kunagi ma mäletan, vaidlesime mingite inseneriga või nii-öelda selliste Eesti ettevõtjatega, tegelikult inseneriharidusega targad ja väga arukad mehed ja ütlesid mulle ka, et me tahame aru saada, et seleta, kuidas need astroloogia ja horoskoobid toimivad. Et mitte nii, et hakkaks vastu ajama, aga nad tahaks oma nii-öelda inseneri mõistusele arusaadavas vormis sellest aru saada. Ja siis ma tõin näite, et näiteks kõik nad teadsid loomulikult, kõigile meestele meeldivad viikingid, loomulikult põhjamaised mehed, me ju kõik meil siin ju kõik on, kui nii võib öelda. Ja viikingitel, kuidas viiking purjetas mööda, viikingi laevad ei läinud mööda Ulgumerd kunagi, vaid purjetasid mööda rannikut ja kaarte neil ei olnud, sest viikingid ei olnud suured kirjutajad, ruunides pandi kirja küll mingeid asju, aga mitte kaarte. Neil oli kaasas rahvalaulik. Ja laulik siis, kes mööda rannikut sõites laulis, mis toimub. Ehk siis, kui näed kaldal kaljut kasvamassa, karda kari kerkimassa. Mis see oli? See oli tegelikult sisuliselt täpselt see sama asi, mis on astroloogia. Mitte kalju ei tekitanud kari. Kalju andis märku, et kari on seal samas, kuigi ei ole nähtaval. Kalju oli nähtav, kari ei olnud nähtav. Mis tähendab seda, täht oli ka nähtav. Planeedi liikumine taevas oli nähtav, aga tema abil sai kirjeldada loodusjõudude mõjude muutumisi protsessil, millest me nagu viikingid oma laevaga läbi sõidame elunimelises protsessis. Ja huvitaval kombel inseneriharidusega meestele oli see väga arusaadav kirjeldus. Ja võib-olla siis tulles korra siis tagasi selle juurde, et arhetüüpne astroloogia ja võib-olla üldse siis astroloogia siin nüüd selle 100 hetkel, kus me praegult oleme, et kuhu siis astroloogia üldse nagu liikumas on võib-olla või kui me adume seda, et Mesopotaamias või seal iidsed tsivilisatsioonid, et nende see astroloogiline tase siis oli juba kordades suurem, kui ta täna on, et siin, kui ma räägin selle mõtte kohe edasi, aga Pat. Ei, räägi ma lihtsalt vaikselt lülitan, see plõksatas. Et sellega tuleb mul meelde Richard Tarnase üks tsitaat, et ma kohe räägin selle mõtte edasi, aga see ilusti toetab seda, et Tarnas ütles niiviisi, et viimasel 340 aastal ei ole meie siis võib-olla tsivilisatsiooni nagu säravamad pead ei ole astroloogiaga enam tegelenud. Ja seal viimased mehed siis seal Johannes Kepler ja Tycho Brahe ja seal Galileo ja sellised Kopernik ja sellised nagu juhtivad teadlased, kes siis veel võtsid astroloogilist teesi tõsiselt. Aga et kuhu astroloogia liikumas on, et sinna ka siis ma jälgin pigem siis sellist ka Ameerika, kus siis astroloogia erinevates kihelkond või sellises kiiludes, siis kuhu astroloogia areneb, siis üks asi, mis ma näen ka, et üritatakse siis, siin võib-olla tuleb siis see ajastu vahetuse teema ka sisse, et astroloogilises mõttes ka, et siin natuke rääkida sellest, et meil oli pikka aega oli see kalade ajastu, eks ju, sealt 2000 aastat ja siis nüüd läheme veevala ajastusse ja Indias siis vähemalt selle Sri Yukteswari järgi, kes oli Yogananda guru, kui ma ei eksi, või tema guru, siis Indias see juugade tsüklid ka... Sellest on ka Sadhguru rääkinud, kes on kaasajal täiesti tegutsev joogameister, aga jätkab. Et India siis samamoodi need India suured tsüklid, kus me siis praegult oleme see skaali juugast väljumas ja siseneme siis sellisele Dvapara juugasse, mis on siis sellise nagu tõusva, teadus hakkab uuesti tõusma.
ehk siis selle kõige taustal, et me oleme sellise ajastu vahetuste punktis praegu, et siis astroloogia ka peaks nagu muutuma. Et me oleme mingis mõttes siin... Kas astroloogia peaks muutuma või suhtumine astroloogiasse? Suhtumine astroloogiasse ja ma arvan, et astroloogia ise ka, et siin 2000 aastat, et kui me siin võtame võib-olla selle Kaalijuuga näite, eks ju, et selline pimeduse ja materialismi ja selline, võib-olla sa oskad Kaalist rohkem rääkida. No ja Kaalijuuga tegelikult ju on 5000 aastat kestnud praegu, kui me selles üleminekus oleme. Kaalijuuga alguseks peetakse, just sama Satguru on seda öelnud ja samas on ka teised India erinevad autorid, keda pole eesti keelde tõlgitud, on öelnud, et Kaalijuuga alguseks peab pidada umbes aastat 3100 enne meie aega, on täpsem aeg on just nimelt välja arvutatud, mille järgi Mahabharatas olnud selle kirjelduse järgi Kurukshetra lahingust. See on see kuulus lahing, mille toimumises osales siis Krishna ja Krishna kaariku juht Arjuna, siis, kes oli kuningas, eks. Ja seal on antud taeva planeetide seisukirjeldus, mille järgi on välja arvutatud väga täpselt selle Kurukshetra lahingu toimumise aeg. Ja Kurukshetra lahingu järel Krishna lahkus maalt, ehk siis meie mõistes lahkus kehast, kuna ta oli teist tüüpi olend, siis ei saa nagu suri öelda. Ja selle hetkega ongi arvestatud Kaalijuuga algamist. Nii, ja kui me siis räägime 5000 aastat pikast ajast, siis siin ainult pimedust küll ei ole olnud. Tegelikult on see, et 3100 umbes oli see aeg, kui Egiptuses öeldi, et kuningas Narmer ühendas Alame Ülem-Egiptuse, sumerid tekkisid ei kusagilt oma tervikliku tsivilisatsiooniga. No ühesõnaga, kuskil 3100 enne meie aeg, mis veel huvitav, maiad alustasid oma kalendrit. Maiade kalendri algusdaatum on 3100 samamoodi enne meie aega, eks. Ja või kalendritsüklid siis, mis tähendab seda, et tõesti kõik räägivad nagu mingi tsükli uue osa algusest, aga seda tsüklit ainult pimeduse ajaks nimetada ma siiski tervet seda 500 aastat nagu ei kipuks, sest et siin just nimelt, kui me räägime astroloogiast, siis mahuvad sinna sisse just kõik need kaldeatargad. Hindu astroloogia on ikka väga arenenud ja seda kasutatakse Indias tänapäevani. Maiade astroloogia, Hiina astroloogia. Nii et päris pimedus, pimedaks läks siin kuskil keskajal, aga see on juba tervelt omaette teema. Nojah, seal võib-olla ongi seal, nii palju kui ma olen aru saanud, nende juugadel on siis ka, et kui see näiteks on Kaali juuga, mis oli, siis see pikk tsükkel on ju see 5000 aastat ja seal, et see lüüakse alati pooleks ka, et seal on siis kus ta siis nõuab haripunkt ja siis, kus see sama aeg hakkab uuesti siis nagu alla jooksma, eks ju. Et võib-olla see astroloogia mõttes võib-olla see tipphet kui sellest, millest Arnas räägib ka siin raamatus, et siuke nimetus nagu telja ajastu, kus siis umbes 400-500 enne Kristust on ju, kus siis maailma eri nurkades siis ilmusid sellised valgustunud meistrid on ju. Buda ja Lao Tzu ja siis juudi prohvetid ja toimus selline suuremat sorti valgustumine on ju. Kusjuures selles mõttes jälle sinu jutu seisukohalt peaks see ju olema, kui me jagame 5000 aastat pooleks, siis tõesti see 500 aastat enne meie aega peaks olema Kaalijuuga kõige sügavam miinuspunkt, aga tegelikult tõenäoliselt just see ongi see, et kõige pimedamal ajal tekkisid siis erinevad, nagu võiks öelda siis valgustäpid, et maailm päris hukka ei läheks, eks, et selles suhtes. Aga huvitav on jälgida, et mis sealt edasi liikus ja võib-olla ma arvan, et ka, kus suur osa maailma on täna ikkagi kinni, et võtame siis, siis need kõikidest nendest valgustunud meestest tulnud religioossed õpetused ja võib-olla astroloogia ise ka, et nad on ikkagi üsna fundamentaalsed oma olemuselt täna, ütleme selliselt, võib-olla selliselt nagu laiahaardeliselt on ju, et mulle meeldib siin tsiteerida indiaanlasi on ju, et suur häda, mis mina näen, mis astroloogias on ja ka võib-olla suurtes religioonides on see, et liiga palju hoitakse raamatutest kinni.
raamatu teadmistest, puhtast uskumisest, aga mitte ei, no see ongi see sama, mida sa kirjeldad väga hästi, et mis juhtus ju kõigi nende Buda õpetusega, Buda ei olnud ju budist ja Lao Tzu ei loonud ka, Lao Tzu on minu teada isegi öelnud lause, et mina ei ole midagi loonud, ühtki õpetust, mina olen õpetaja, kes kannab õpetusi edasi. Ja veel need teised ka, kes siis samasse aega on ka kristluse ajal oli ju tegelikult samas ajas sarnaseid õpetajaid, ainult lihtsalt teadmine neist ei ole meieni jõudnud ja miks? On sellepärast, et kõigi nende õpetusest võtsid kinni siis hoopis teised tegelased, kes keerasid selle dogmaks. Ja sama on ka siis muutunud astroloogia selliseks, nagu mina ütlen, selliseks lehesaba horoskooplemiseks, et milles puudub see sügavam süvis või see, mille pärast mul nagu nimetus arhetüüpne astroloogia ja sinuga rääkima ajaski, et see võiks tegelikult olla pigem siis. Jah, see, et võib-olla ka sellele siis mõtlesin, et viimased, mulle meeldib selle Keplerist rääkida, et Kepler oli siis kaasaegse astroloogia suhtes üsna kriitiline. Samamoodi ka Tycho Brahe ja ma arvan, et tervislik ongi alati hoida ükskõik mille suhtes, et olgu see siis religioon või ükskõik millega sa tegeled, et sa säilitaksid sellise terve mõistusliku kriitika isegi nende asjade suhtes, millega sa ise nagu tegeled, on ju, või selle üle, millega sa ise nagu räägid. Et ja siin see Kepleri selline kaasaegse, et tal on üks kuulus teos ka, mis oli siis, et astroloogia poolt ja siis astroloogide vastu. Ja see on üks muutumine, mis mina näen ja mis mind ennast natuke segadusse ajab astroloogia puhul ka või sellise lääne astroloogia puhul, mis on üsna selline valdav tänapäeval, on see, et see taeva tähtkujude asi on fikseeritud siis ajas, eks ju, sellise kevadise pööripäeva järgi. Et meil siis aegade lõpuni siis see jäära 0 kraadi on siis see kevadine pööripäev. Aga tänu siis pretsessioonile, mis siis iga 72 või 72 aasta puhul siis muutub siis see taevase nurk 1 kraad, eks ju. Kevadise pööripäeva ajal siis päike vaikselt kogu aeg nihkub. Ehk siis viimati see päris taevas oli seal 0 kraadi jäärast täpselt siis, kui need Kaldea mungad siis sinna kreeklaste juurde jõudsid, seal umbes 400-500 enne Kristust. Oli see taevas siis nii nagu ka siis astroloogid täna teda praktiseerivad. Ehk see on mingis mõttes astroloogia puhul inimesed, kes võib-olla alles maitsevad seda või saavad seda tunda ja mu enda puhul ka, et see tekitab hästi suurt segadust. Et mismoodi siis see taevas ei vasta siis sellele päris taevale. Ja siin on sellist nüüd on sellised uusi debatte ka Ameerikas nagu üles tõusnud, et tänu sellele, et ka see ajastu vahetub, et me siseneme veevale ajastul, et siin küsitakse, et milline saab astroloogia olema veevale ajastul. Et oletame, et me läheme veel 2000 aastat edasi oma selle tsivilisatsiooniga. Et siis ei ole taevas juba muutunud ühe märgi võrra, vaid lausa 2 märgi võrra. No jah, sest siis on vahepeal toimunud ka just see sama, pretsessiooni nihe ongi, pretsessiooni ring on ju 25 936, 63, mingi selline täiesti hoomamatu arv, eks. Väidetavalt vanad egiptlased, kellele siis ka kreeklased omistasid pretsessiooni nihke nii-öelda fikseerimise, mitte isegi avastamise, sest nad teadsid sellest ja nemad ütlesid, et nemad on seda kasutanud, uurinud mingi 25 000 aastat pikk periood, see on siis kindlasti mitte ühte pretsessiooni ringi, vaid rohkem olid väidetavalt vanad egiptlased, saisi preestrid, kelle juures kreeklased õppimas käisid, uurinud, eks. Mis tähendabki jah, siis seda, see on väga põnev, mida sa just kirjeldasid praegu nende planeetide asukoha 0 kraadi ja muutumisega ongi see, et kui samamoodi õpetused raiuti dogmadeks, pandi raamatusse, neid pidi näpuga järgima, eks, samal ajal tegelikult eluvooga kaasa ei mindud ja siis tekkisidki nihked ja paigast ära minemised, eks. Mis tähendab jah seda, et ma arvan, et astroloogia kindlasti vajab
uuenemist ja reformimist, aga samas ta vajab ka nagu arusaamist, miks see kõik oluline on. Ehk siis miks oli vaja jälgida, nagu sa ise väga hästi ütlesid, Mesopotaamias nagu iga tähevärvi muutust ka, et mida see tähendas? See tähendas mingit energeetilist muutust, see tähendas mingite loodusjõudude mingites protsessides muutumist. Ja järelikult, kui sa neid muutusi ei märka, sa ei arvesta nendega, siis ka nagu need protsessid, mis su elu muudavad või muuta suudavad, ei ole sinu jaoks nagu haaratavad, nad ei ole sinu jaoks nagu sinu elu kujundamisel käeulatuses, kui nii võib öelda. Jaa, siin kohe tuli mulle meelde, seal on üks Johannes Kepleri teos on aastast sealt 1700 midagi ja siis seal ta ütleb nii, et kõikide meeste, seal on meeste, aga tänapäeval ka naiste, kõikide meeste ja naiste, kes on siis maailma juhida, kõikide sünnikaardid peaksid olema meil väga lähedal ja just nende transiidid. Kõikide maailma juhtide transiite me peaksime jälgima kogu aeg ja nad kõik peaksid ise jälgima neid ka. No ja võt, see ongi jälle seesama, jälle väga huvitav seos sul, et Kepler ei olnud absoluutselt rumal ja kaugel sellest, selles mõttes, et me kõik teame kooliõpikutest tema avastusi, aga seda tausta, et ta oli astroloog, see on samamoodi nagu Newton, keda nimetati viimaseks maagiks. Me teame teda kooliõpetusest, Newtoni seadusi teab vist iga laps, eks, aga seda, et Newton oli tegelikult samamoodi alkeemia ja ka minu teada astroloogia uurija, kuna tõsi küll, ta ei ole astroloogiast väga kirjutanud, aga sa ei saanud uurida alkeemiat ilma astroloogiliste teadmisteta ja alkeemiast ta oli kirjutanud. Et selles mõttes jah, targad mehed uurisid seda ja kui me nüüd vaatame neid samu tarku mehi praeguse pilguga, siis peaks tõesti mõtlema selle sama Kepleri lauselegi, et miks ta arvas, et me peame maailma juhtide transiite jälgima. Võib-olla just sellepärast, et teada, mis mõjutab neid inimesi, kuna nendel inimestel on võimekus mõjutada igaühe meist elu. Et kui sina teed inimesele, sa mainisid, et sa teed sünnikaarte ka, eks ju, mille sa nagu esmaselt vaatluse alla võtad või kuidas sa nagu, mis rõhuasetusi, just nimelt, kuna sa lähtud sellest arhetüüpsest, siis mis on sinu rõhuasetused inimesele sünnikaarti tegema asudes? Arhetüüpne astroloogia on selles mõttes lihtne ka, et kui Tarnas hakkas oma seda kosmosepsüühiat kirjutama ja siis seda lääne tsivilisatsiooni ajalugu uurima siis planetaarset astroloogia vaates, siis mis ta tegi, oligi, ta tegeles täpselt sama astroloogia tegeles ka Johannes Kepler, kes ütles, et kõige olulisemat rolli mängivad ikkagi siis need planeedid ja nende vahelised need aspektid. Ja arhetüüpne astroloogia ka siis täpselt sellele keskendubki, et sealt on siis ühesõnaga jumalad ja nende vahelised mõjud, sest planeedid olid ju jumalad, eks ju, ja kuna jumalatel kõigil olid oma omadused, ma lihtsalt katsun praegu kuulajale võimalikku tõlget anda ja sina ütle, kuivõrd ma selle tõlke nagu, kas ma sain aru, et kuna planeetidel ehk jumalatel olid kindlad omadused, siis järelikult nende vastassuhetes toimuvad erinevad energeetilised mõjud, mis ka meid mõjutavad, ütleme näiteks, et seesama, et kui taevane valitseja Jupiter ja Veenus omavahel vastasseisus on, ehk siis nii-öelda võim ja naiselikkus on vastasseisus, siis võib igasugu asju juhtuda, et saab ilmselt igaükski aru, eks, et see, ja kuidas see veel temaga sobitub, tema enda isiklike nähtuste järgi, et jah, see kas ma sain õieti aru, millest sa umbes räägid? Täpselt et siin tsiteerin ja siis Keplerit jälle ka, et tema siis need 5 põhisuhed ka, mis seal üleval siis planeedid võtavad, et võib-olla selle kõige lihtsamast rääkida või näide, mis sina ka tõid, et konjuktsioon või ühendus on see, kui planeedid on taevas koos ja siis sa rääkisid siis sellest vastandusest või sellest opositsioonist, et see on siis, kui planeedid on taevas vastamisi ja seal on siis paar teist suhet veel, aga siis Kepler nimetas seda geomeetriaks ja ta ongi geomeetria. Ja Kepler oli väga siis sellise matemaatika poolt, mis on nagu reaalne.
no matemaatikat peeti ju esimeseks pühaks teaduseks, millel põhinevad absoluutselt kõik teised teadused. Et kui matemaatika, seda loeti isegi jumalate keeleks, ilma milleta nagu maailmas üldse milleski orienteeruda polnud võimalik, et selles suhtes jah, see on asi, millest ka võib-olla kaasajal ei saada aru, et matemaatika, öeldakse, kas see oli vist Leonardo, kes ütles, et matemaatika on keel, milles Jumal universumi kirja pani. Ja tead, need suhted seal üleval, mis siis näiteks tekivad kahe planeedi vahel, et need on, need on matemaatiliselt sama reaalsed, et meil on 4 suunda, ida, põhi, lõuna ja lääs, eks ju. Et ja siis need suhted on ju, ja siis võib-olla veel natuke eristada ka, et mille pärast arhetüüpne astroloogia eristub ja mida siis Tarnas ka oma kosmoses psüüheraamatus tegi, et siis ta võttis need majade süsteemid viskas välja ja siis ka tähtkujud, et tähtkujud siis on pigem siis just need koordinaadid, et aru saada, kus siis parasjagu üks ja teine planeet on, nii-öelda see kaart, aga nii-öelda selle tähtkujudele siis, või kui nüüd vastata selle küsimusele, et kust arhetüüpne astroloog alustab, siis see ongi, vaadatakse päikest ja kuud kõige esimesena, ja sa vaatad siis, et siin on päike ja siis sa vaatad, mis teise planeediga siis see päike siis suhtes on. Ja siis hämmastaval kombel, siis siin, kui sa vaatad, et millise planeediga siis sinu päike nagu kõige tugevamas suhtes on, olgu see opositsioon või kvadraat, 90 kraadi, trigoon või sekstiil või konjunktsioon, 5 põhisuhet, need suhted ju ulatuvad ka juba ammusesse aega, siis see planeedi arhetüüp tuleb inimese elus hästi tugevalt esile. Läbi tema sellise päikse olemuse, tema visioon, tema elutee. Siis järgmine on kuu, et päike kuu on alati see, millest alustatakse, siis need on meie need 2 kõige suuremad, kõige heledamad, see põhiduaalsus. Ja aga tegelikult, kui me võtame nüüd natuke tahapoole, inimestele jälle lihtsamalt mõistetavalt, päike ja kuu on meid siin maal ka nagu füüsiliselt kõige lihtsamalt mõjutavad taevakehad, kui me nii võime öelda. Kuu mõju me kogeme igaüks mõõnade tõusude täiskuu ja sellena ja päikese mõju, ma ei tea ühtegi eestlast, kes ei vaata hommikul, kas päike paistab või ei paista, eks ju, et selles mõttes jälle täiesti loogiline jutt, et ei ole mingi uhu. Jaa. Et kuu on jah seotud veega hästi palju ja meie kehadega ja päike siis öö ja päev ja see on hämmastav, kui ma siin sadu sünnikaarte professionaalselt teinud ja siis oma uurimustöö kaudu siis seal veel rohkem vaadanud, et inimeste eludes, olgu siis seal need säravad inimesed meie ajaloos või täitsa tavalised Eesti inimesed või sinu enda pere inimesed, lähikondlased, et see päike ja seal on mingi teine planeet või kuu, need planeedid, siis need on ka need, milled inimesed kõige rohkem ära tunnevad. Nad on siis sealt avalduvad ka siis võib-olla meie need kõige suuremad anded ja siis samamoodi ka meie sellised nõrgad kohad. Et see on ka selle arhetüüpse astroloogia siis, mille puhul ta siis eristub sellest traditsionaalsest astroloogiast on see, et temale on juurde toodud siis see jungiaanlik vaade. Üks on siis see, et planeedid siin roomlastel ja mesopotaamlastel olid siis väga kindlat sugu planeedid, et seal siis valdavalt meesnimedega ja siis kuu ja Veenus valdavalt siis naised, eks ju. Arhetüüpses astroloogias siis seal on see kaasaegne selline psühholoogiline vaade juurde toodud, et iga planeet esindab tegelikult seda mõlemalt poolt. Ja siis iga planeet esindab ka siis siin inimesed, kes on siis jungiaanlusega natuke rohkem kursis, et seal jungiaanluses on siis hästi suur mõiste või on siis see varju arhetüüp ehk siis selline teadustamata osa ja siis igal sellel planeedi paaril ja suhtel on siis see potentsiaal ja siis on see vari ja see nii-öelda see teadustamata osa. See, mis siis on olemas, aga mõjutab ikka. Jah, täpselt, jah. Et selles mõttes sa ütlesid väga hea lause, kunagi üks naisastroloog, kes teeb tavapäraseid horoskoope, ütles minu jaoks ühe väga hea definitsiooni. Ta ütles, sa kasutasid seda sama sõna, ma sellepärast toon selle välja, et astroloogia on inimese karma maakaart. Karma on siis need mõjud, millega me siia maailma sünnime, ehk siis meie varasemate
tegude mõjud ja maakaart on selles suhtes väga hea võrdlus. Sa ütlesid ka, et kui need tähtkujusi kasutada lihtsalt nagu maakaardi selliste tähistena, eks, et noh, see on ju tavaline, et astroloogia ei ütle sulle, et juhtub nii, juhtub naa. Ta ütleb, on potentsiaal, noh näiteks nagu selle maakaardi näitel võib väga hea näide olla, et keset kaarti sul asub siuke suurmägi, sul on mitu võimalust, sa võid ronida üle mäe, sa võid minna ümber mäe, aga seal on võib-olla ühel pool on soo ja teisel pool on draakan, eks ju. Noh, ta annab sulle kogu selle maakaardistiku kätte ja siis sa saad vastavalt neid võimalikke kaardil olevaid asju teades, kuhu poole sa liigud, kasutada teadmist, et millist varianti valida, et kas minna sealt, kus on draakan, sealt, kus on soov ja hakata üles mäkke ronima näiteks. Ja nii palju, kui ma olen niiviisi näpu otsaga seda Mesopotaamia asja nuusutanud ja vaadanud, et kuidas siis võib-olla seal siis veel selles eelmises tsüklis siis või see kadunud selline astroloogiline teadmine, et kuidas see tegeleda, siis mul on jäänud selline tunne, et täpselt nii seda kasutatigi, et võib-olla seal siis see matemaatika ja nagu meil täna on kõik need efemeriidid või et see matemaatika nende planeetide nurkade vahel on läinud ülitäpseks. Et siis vanasti, ütleme, see kaart just, et kui sul on näiteks on kvadraat seal kahe tähtkuju vahel, siis need on seal omavahel sellises nagu tähenduslikus suhtes need kaardi osad. Ja siis on ka lihtsam niiviisi, et kui sa lähed seal võib-olla siis kõrbes õue, et siis sa saad orienteeruda lihtsalt selle kaardi järgi, et sul on mingis mõttes see lugu on lihtsamini peas, noh see juba haakub selle viikingite jutuga, et tänu nendele siis kaardi osad on seal ära nimetatud siis tähtkujude järgi, et siis on lihtsalt lihtsam meeles hoida, et kus kohas need planeedid asetuvad ja siis nende neid suhteid ja nurki seal Kusjuures vanad mesopotaamlased olid muide väga head matemaatikud, sest noh, nemad on just need, kes jagasid ringi 360 ja nad kasutasid nii 12 kui 10 süsteemi, 10 süsteem oli püha süsteem ja 12 oli siis nagu selline nii-öelda maine, eks, ja nii edasi, noh selles suhtes nagu noh, needsamad targad, needsamad Kaldea tähetargad, kes nad teadsid seda kõike, nad arvutasid, noh just seesama, miks matemaatika, geomeetria, astroloogia, nad kõik olid omavahel seotud. Ka nagu astroloogi joonistas geomeetrilisi kujundeid, kõiki neid mõjusid paika pannes, eks ju, orienteerus nende järgi. Selles suhtes ja see, et me kaasajal nagu võtame, et astronoomia on teadus, astroloogia ei ole, matemaatika on teadus, aga noh, teataval määral jälle noh, mingi ala teema nagu püha geomeetria, sellist asja tegelikult nagu kaasaegne teadus ei tunnista, eks. Noh, et selles suhtes jah, ka kohati jah, tundub mulle, et meie oleme primitiivid, mitte muistsed kultuurid ei olnud, aga nüüd siis arhetüüpses astroloogias ma saan aru, et just need samad kaasaegse teaduse keelt valdavad targad mehed on suutnud jälle tuua selle sama vana iidse tarkuse meie praeguse maailma arusaadavuse, noh, võiks öelda teadusmaastikule isegi, sest nendega, kas nad kasutavad teadusega sama märgisüsteemi, ei saa ka, kuidas siis öelda, uhuu keeles vaielda, nagu ei saa öelda, et Newton on uhuu, kuigi teda nimetati viimaseks maagiks. Ja üks suund, kuhu ma näen, kuhu astroloogia on liikumas, et üks on siis mingis mõttes võib-olla sellisest fikseeritud taevast või sellist kivisse raiutud dogmaatilist lähenemist liigutakse edasi. Kindlasti seda ei heideta kõrvale, selles suhtutakse suure lugupidamisega, aga rajatakse ka midagi uut. Selle nii-öelda mingi uus võrse või uus oks on sealt välja kasvamas. Ja siis teine, ma arvan, mis on nagu üks väga oluline oks, mis sealt välja kasvamas on ja millega just arhetüüpne astroloogia tegeleb, on see, ja kui kliendid tulevad ka minu juurde ja ma alati räägin neile seda ja siis arhetüüpsed astroloogiad räägivad seda ja siis huvitaval kombel siis üks indiaanlane ka ütles mulle ühe lause, mis ma kohe teile ütlen ka, mis täpselt kinnitas seda fakti. Tegin siis ühe Lakota mehega intervjuud, nimi on David Swallow Jr.
tema siis indiaani nimi on Wowita Juhamani, on see lakota keeles, eesti keeles siis kõnnib väärikalt. Ja tegime temaga siis tähe inimestest, lakota keeles on see siis Wichahpi Oyate, Wichahpi on tähed, Oyate on siis rahvas. Tegime siis, palusin tal rääkida päikesest, kuust ja hommikutähest. Ja siis üks asi, mis ta selle intervjuus ütles ja nüüd ma siin hiljuti ma püüdsin selle sama mõtte kinni ka siis sellest, need astroloogid, kes seda uut oksa seal või võrset kasvatavad, et siis see indiaanlane küsis nii, et kus valge mees kõikidele nendele planeetidele need nimed võttis. Siis ta just tõi selle Marsi näite. Ja mida ma siis kuulen seal ka, ütleme, need astrolooge kõnelemas ja millest see arhetüüpsed astroloogid räägivad, on see, et mingis mõttes need kujundid, mis me täna on, mis on kivisse rajatud, need hoiavad ka kontrolli selle üle, mismoodi me elame. Sest et me oleme ta tõi selle Marsi näite, et meil seostatakse Marsi siis seal sõjakusega ja siis seal spartalastel oli tema see number 1 jumal, eks ju. Et meil mingis mõttes, kui me soovime siis ka sellist uut ajastut või uut eluviisi või uut eluloomet luua, siis me peame ka, või et siis on tervislik ka siis võib-olla siis nagu uue pilguga üldse vaadata näiteks seda sõja või seda, keda me sõjaga seostame, seda planeeti. No ja Marss ei ole absoluutselt ainult sõjakusega seotud, see on tulnud just nimelt Kreeka-Rooma kultuurist, pigem isegi roomlastelt, kes olid nagu võtsid Kreeka üle ja roomlaste jaoks samamoodi, kes oli nagu selline okupantrahvas, kui nii võib öelda, oli siis Marss nagu väga oluline, aga tegelikult on tal veel terve hulk omadusi, väga huvitav tähelepanek on. Ja mida see indiaanlane sa pidid, kuidas ta sellele küsimusele ise vastas? No tema see küsimus oligi nii tõstud, et ta oli hämmingus, et kus need nimed neile pandi, et kus nad võtsid need nimed. Et need üldse see indiaani rahvast, ma saan rohkem nendega ringi liikunud ja uurinade kohta, siis nendel on et see nimede nimetamine on siis nende puhul see kõige võib-olla selline erilisem või väljapaistvam asi, et seal ka et nimed nagu selle mehe nimi on David Swallow, et need nimed, neile nimed anti ju neile siis, kui valged mehed sinna tulid, siis mõõga ja ristiga, nagu meile tulid siin mingi aeg. No meile anti samamoodi. Meie perekonnanimed on ju kõik sakslaste pandud, eks ju. Et selles suhtes see on väga huvitav jälle, sest et näiteks kui me võtame Egiptuse, siis Egiptuse vaarao, kui ta astus troonile, võttis endale või sai endale siis koostöös siis mingite preestritega viidavates tseremooniates, sai endale täiesti uue nime. Ja samamoodi on ju indiaanlastel, nemad saavad ju ka oma kõnnid väärikalt, ta ei sündinud ju selle nimega. See vist tal mitmes nimi just, ta sai selle nime ilmselt mingeid tseremooniaid läbides, mingit positsiooni oma kogukonnas omandades ja väga sageli see nii-öelda, miks ka vaaraole tuli uus, kuidas siis öelda, avalik nimi, tema vaarao nimi, ehk siis, et tema see nii-öelda lapse nimi või see nimi võib-olla, millega kui ema teda süles hoidis kutsus, see nimi ei tohtinud jõuda avalikkusesse, sest selle kaudu, või kui sa tead, kõigis muinasjuttudes on see, kui sa tead asja tegelikku nime, saad sa asja üle võimu. Sama on, ma arvan, ka planeetidega, millel on siis kindlasti need nii-öelda pandud nimed erinevates kultuurides, aga ka siis need, mida teadsid, need samad targad, need, kuidas ma siis ütlen, mõjupõhised nimed, mis edastasid selle planeedi mõjusid protsessidele ja inimestele. Ja see on alati, mida ma siis klientidele räägin ka, et need nimed, eks ju, et siin on need roomlastelt saadud nimed, et alati, kui ma seda sünnikaardis siis tutvustan seal näiteks, ütleme, et seal on kellelgi on Marsi ja Saturni opositsioon, eks, siis ma alati viitan neile minema veel selle nime taha. Seal on muidugi see kirjeldus, eks ju, siis selle kirjeldusele alati tuleb juurde öelda, et see kirjeldus, seda ei tohi võtta sõna-sõnalt. Et see kirjeldus viitab, kuidas see arhetüüp võib avalduda, aga selles ei tohi kinni, et see kirjeldus aitab sinul saada sellele ligi.
sellele protsessile, mis sind mõjutab, jah. Ja siis see suhtleb sinuga otse. Ja sa saad aktiivselt olla selles protsessis ise osaline. See tähendab seda, et ja just see fatalismi aspekti, nagu miks astroloogiat püütakse seostada fatalismiga, ent see on ikkagi pigem vastupidi, et mul on nagu selline India näide näiteks tuua, et Indias elatakse väga palju kaasajal ka veedaliku astroloogia järgi ja seal tehakse lastele juba sünni ajal tehakse horoskoobid, need veedalikud horoskoobid, eks, ja käiakse ka templi nende oma horoskoopidega, iga hindu teab, mis on tema nakshatra. Nakshatra on tema siis see planeet, mis teda juhib, eks. Ja siis saadakse teada, et sul võib olla seoses selle ja selle planeedi seisuga raskused, ala finantselusektoris või siis näiteks peresektoris, eks. Ja sa lähed templisse ja mitte ei kummarda jumalaid, vaid võtad ühendust nende samade loodusvägedega, tehes mingi puja, viies läbi mingi riituse ja sellega võtad ära selle protsessi sinu jaoks soovimatu mõju või vähemalt endale võimalikult vähendad seda. Et see on nagu selline koostöö, see on nagu pidev selles protsessis kaasa mängimine, mitte see, et oi, mul on nüüd, ma ei tea, see selles seisus, nüüd on kõik läbi, nüüd on otsas. Nii, aga nüüd on paras hetk, kuna meie väga põnev vestlus on olnud, hakkab nagu saateaeg otsa saama. Me pidime tegelikult, just ongi vist õige hetk mainida, et me pidime rääkima tulihobusest, mis algab nüüd kohe-kohe neil päevil, ehk siis 17. veebruaril. Ja kui me nüüd võtame nagu arhetüübid, see on nüüd natuke laiem ring, tulihobune on siis hobuse aasta, mis kordub iga 60 aasta tagant. Miks just tulihobust peetakse nagu kuidagi eriliseks kõigi teiste tähemärkide, võiks öelda ka hobuse aastamärkide, aga ka üldse erinevate aastamärkide hulgas? Ma arvan, et sellele on hea võib-olla seda viisi läheneda, et üldse hobuse peale mõelda kui sellisele, eks. Et siin võib tuua see indiaanlaste näide sisse, et nemad said hobused siis hispaanlastelt üsna hiljuti. Ja siis seal on, valged on siis kirjeldanud, et kui need preeria indiaanlased hobused said, siis keegi ei ratsutanud paremini nende hobustega kui need mehed ja seal polnud rakmeid ega midagi. Ja hobune üldse, et seal Lakota keeles, kui nad hobust nägid, siis nende keeles üldse sellist sõna ei olnud. Ja siis hobust hakati kutsuma püha koeraks. Ehk siis Tajunke Huacan. Tajunke on siis koer, Huacan on püha. Ja kui üldse hobuse peale mõelda, siis nad on iga 60 aasta tagant ka, see on üsna haruldaselt, tuleb see hobuse aasta. Tulihobuse. Hobune ise on iga 12 aasta takka, aga just peetakse eriliseks peetakse tulihobust, et mis kordub iga 60 aasta tagant. Ja, et hobu, ta on selline nagu eriline loom mingis mõttes. No tegelikult peaks ju võtma ka, et kui me vaatame hobust kui looma, siis absoluutselt ju kõik loomad tegelikult kardavad tuld. Aga eriti veel kujutad ette, eks ju, sa tõid indiaanlaste näite, et põlevas stepis hobused kindlasti põgeneks tule eest. Aga kui on olemas hobune, kes sisaldab tuld ja nagu ka kannab tuld, siis sellisel juhul see peab olema väga tõesti, kui püha koer, see peab olema siis midagi eriti püha, kui nii võib öelda. Ja siis kui ma seal Ameerikas ringil liigun ja mitte ainult indiaanlastega, et on õnn seal siis olnud näha väga erinevatest Ameerika nurkadest, erinevatest ühiskonnakihtidest inimesi ja siis ükskõik keda ma seal näen, siis mitte indiaanlasi, siis ma küsin, et mida te siis nendest indiaanlastest ka siit teate. Ja üldjuhul siis keegi ei tea mitte midagi, et umbes, et kas nad üldse veel nagu alles on see põhiasi, mida teatakse, aga siis ühte indiaani nimi või vähemalt kahte siis teavad kõik indiaanlased või kõik valged või kõik mehhiklased või kõik ameeriklased teavad ühte nime. Ja selle indiaanlase nimi on siis, eesti keeles on siis nagu hull hobune.
Crazy Horse. Ja siis tema see õige nimi, noh, see õigem tõlge tema nimest on, et mitte, et ta ei olnud hull hobune, vaid et tema hobune oli hull. Õigem on siis, et his horse is crazy või siis ja siis Lakota keeles on siis Tashunke Witko, et Tashunke on siis noh, see koer hobune ja Witko on hull. Ja siis kui see Tashunke Witko oli seal, ta siis kunagi ühtegi lahingut ei kaotanud, kui ta seal ameeriklastega sõdis. Ja kui ta oli seal, mis arvan, see puberteedi eas, 13-14, nad saavad sõdalasteks üsna noorelt seal, siis tal oli nägemus, kus ta siis nägi, et iga kord, kui ta oma hobusega lahingusse ratsutab, et siis selle hobusega ei juhtu mitte midagi ja temaga ei juhtu mitte midagi. Ja siis sealt sellest nägemusest ta sai endale nime ja siis kunagi ta lahingus ei langenudki, et ta siis lõpuks mõrvati seal areteenitura ühes fortis seal. Et noh, selles mõttes jah, see tulihobuse aasta ise Hiina astroloogias oli selline kummaline, et miks just kaasajal see on nagu naiste suhtes oluline on see, et Hiina astroloogias öeldi, et tulihobuse aastal sündivus langes väga järsult. Miks? Sest kardeti sünnitada tüdrukut, kes on sündinud tulihobuse aastal, sest mitte ükski mees ei olnud nõus selle tüdrukuga abielluma, kuna sellel tüdrukul oli täiesti totaalne sõltumatus. Noh, selles mõttes, et ta esindas nagu vabadust ja sõltumatust, noh nii nagu see indiaanlase vapper hobune, kes läks igasse lahingusse ja ei lasknud ennast allutada, eks ju, ja sellepärast nagu ongi, et isegi ma olen kuulnud, et tulihobuse aastal sündinud tüdrukuid teatud peredes, noh kui nad sündisid, nad tapeti, et kuna teati, et nad ei sobi abielukaubaks, eks, aga see-eest, kui nad ellu jäid ja üles kasvasid, siis said neid just sageli sellised, kas noh, mingid nii-öelda kogukonnajuhid või mingid siuksed, ühesõnaga mingid vägevad emandad, kui nii võib öelda. Et selles suhtes jah, see arhetüübiga, mis arhetüübiga see sinul seostuks, kui? No mul see tulihobusega, mul tuleb üks lugu meelde, mul on üks mu võib-olla siis lähedasemaid sõpru või parimad sõpru on siis tulihobuse aastal sündinud. Ja siis ta oli ka Vigala Sassi naaber ja Sassiga sõid hästi läbi ja siis Sass oli talle öelnud, et tead, et sa võid igasuguse normaalse elu nagu ära unustada. Et sa oled lihtsalt sellisel aastal sündinud, et kõik see, nagu sa rääkisid, vabadus ja struktuuridest raske kinni hoida. Et jah, see hobune metsik tuli on veel metsikum. Et indiaanlased palju räägivad tulest ka, et aga samas hobune, noh, ta ei ole ainult metsik, ta on ka väga, ei, noh, selles suhtes ta taltsut, no kui sa ta taltsutad mitte jõuga, vaid temaga arvestades, see on seesama Hiina naiste näide, eks, siis tegelikult ta kannab sind sellistesse kohtadesse, noh, kas või sellesama indiaani pealiku näide jälle, et kannab sind läbi kõigist lahingutest elusana, eks, ja tuli loomulikult ürgstihja kõige vägevam transformeeriv energia. Tuli on ju olnud energeetiline märk, mis viib, noh, tuli kui element viib mateeria energiaks. Pane puu tulle, mateeria muutub soojuseks ehk energiaks, mis tähendab seda, et see vägev transformeerimine, see oli omal ajal ju alkeemia ja kõigi pühade toimingute aluseks, et jälle taaskord, kui sa lased tule käest ära, siis on tulemuseks tulekahju, aga kui sa teda hallata oskad, on tulemuseks otseside jumalatega. Et kui jah, seal kaks lugu tuleb meelde jälle siis nendelt Lakotadelt, et seesama David tal seal, kus tema juures oli, tal seal lähedal on mingid suured maad ja tal siis suur hobusekari seal ja metsikud hobused. Siis keegi ütles, et kas lähen võtan hobuse endale, ütles, et noh, mine proovi.
et neid inimesi, kes suudavad siis ühe metsiku hobuse, nii nagu hobune on tegelikult loodud ka olema metsikeks, elama vabalt nagu kõik loomad, metsikud loomad elavad, et ühte metsikut hobust kinni püüda ja tema siis endale allutada, et see peab olema üks väga eriline inimene, kes suudab seda teha. Teine tuld sa mainisid, et indiaanlased räägivad palju tulest ja tule nad omistavad siis, neil on 4 ilmakaart ja siis nii kuidas nemad räägivad, siis igal ilmakaarel on oma värv ja looja ka samamoodi siis 4 ilmakaarde pani 4 rassi inimest, valge, punane, must ja kollane rass ja siis valge siis ta räägib seal valgest rassist, kuigi ma ei tea, kes eestlased päris sinna valge alla küll kuuluvad, aga oma klassikaliselt ikka küll, jah. Klassikaliselt võib-olla küll, jah, et siis igal valgele rassi ja siis 4 elementi, igas ilmakaares on üks element ka ja siis igal siis rassil oma anne, nii nagu indiaanlased räägivad, tule nad siis omastavad valgele mehele. Ja ta ütles, et see viimane suur mis ilmakaar valge neil sinu teadmises oli? No seal on erinevad, et seal on erineval hõimul on erinevad. No just sellepärast ma mõtlengi, et ma tean Kesk-Ameerika oma, aga olgu ja nii räägi edasi. Ja tule nad omistavad valgele mehele, siis nad ütlevad, et vaadake valge mehe leiutisi, millega valge mees terve maailma uuesti ära ühendas. Iga tema leiutisi keskel on säde, tööstusrevolutsioon, aurumasin, mootor, söejaam ja siis omistab selle ja ütleb, et see tuli on siis käest ära läinud, et tuld on liiga palju maailmas. Ja, aga see ongi see sama asi, et kes keda valitseb, eks ju. Et kas valge mees valitseb seda sädet või on see säde hakanud valitsema seda sama valget meest, põletades keskkonda, milles ta ise elab ja hävitades seda, tehes sellest täiesti indiaanlaste jaoks ilmselgelt eriti raskelt vastuvõetava keskkonna. Ja tuli neelab, tulel on see, nagu sa ise ütlesid, et see hämmastav võime süüa ja mida see valge mehe, mingis mõttes me elame selles valge mehe maailmas, eks see teaduslik materialism ja see on ju puhtalt Euroopast välja kasvanud ja nüüd on see globaalne, et nüüd see ennast või kõike sööv ja ammutav ja tarbiv tule omadus, et see on selline globaalne. Aga see ei ole, veel kord ütlen, et tegelikult see näitab ju lihtsalt seda, et ma arvan, et indiaanlased saavad sellest veel eriti hästi aru, nagu sa rääkisid hobuse taltsutamisest, eks ju, et pealik võttis alati ju kõige taltsutamatuuma, kõige tugevama, kõige jõulisema, kõige metsikuma hobuse ja nägi vaeva, et saada sellest endale ka kõige vägevam ratsu, kes oli pärast tema, nii-öelda nagu sa selles oma Crazy Horse'i näite puhul tõid, tema, kuidas öelda, võitude aluseks. Ja sama on ka tulega, et kui tegelikult mitte sa ei alista tuld, valge mehe viga ongi olnud selles, et valge mees püüab kõike alistada. Ta alistas indiaanlased, ta püüab alistada loodust, ta püüab alistada ka tuld. Aga tuld ei saa alistada. Tuli on stiihia, ja jõudes tagasi selle, et meie sinuga teema juurde arhetüüpne astroloogia, eks ju, kõik stiihiad, kõik energiad, ka planeetide energiad on ju, sa pead neid tundma selleks, et nendega koostööd teha, et hoida universumi harmooniat. Sellel ju kogu astroloogia põhines, alates nendest kaldajatarkadest, kes siis õpetasid kuningaid, kuidas hoida harmooniat oma riigis. Kuningas saatis käskjala, ütles, meil on siin selline jama. Kaldajatargad vaatasid tähti, vaatasid planeete, ütlesid, aga jama tuleneb sellest, et teil seal teate, mingid mehed püüavad jõkke mingit sodi visata, eks ju, lihtsalt siuke primitivistlik näide, et kui te seate seal asjad korda, lähevad ka teie riigis asjad korda. Meie valge mehe mõtteviis, lääne inimese mõtteviis on olnud selline, et loodust tuleb alistada, looduselt ei tohi oodata armuande, me peame kõike võtma, me peame ka nagu needsamad selle tööstusrevolutsioonina hekseldama kõik mäed ja maagiks ja nagu praegu Ukraina sõda, mis toimub selleks, et uued võib-olla viimased mingid ressursid veel ära jagada, eks ju.
et aga samas võib-olla see muutus, millest sa hakkasid rääkima, et me hakkame sisenema veevalade ajastusse, võikski olla selles, et me suudame taas võtta energiaid nendena, mis nad nagu algselt on. Ehk siis see, et kui kultuur nimetas neid jumalateks, tegelikult see tähendas, et ta andis neile vägevama jõu kui inimesel, mis on ka õige. Et kui me õpime nendega koostööd tegema, siis saame ju meie tegelikult tugevamateks, vägevamateks ja püsime ka elus ja kooskõlas suure harmooniaga, et selles mõttes mina ütleks olles ka tulihobune, et ütleks ka, et võib-olla see tuleenergia praeguses ajas on ka transformatsiooni energia ja võib-olla kui teda targalt kasutada ja õppida tundma, annab see edasi just võimalust üleminekuks nende samad ajastute vahel, millest sa rääkisid. Kuidas selline mõte sulle tundub? Väga meeldib see mõte, see täpselt viitab kõikidele asjadele, mida ma sealt indiaalastelt olen õppinud ka, et mulle meeldis see, kus sa ütlesid, et valge mees ei valitse, ei ole allutanud tuld, vaid tuli on allutanud tema. Ja siis teine asi, mida siis indiaanlased küsivad sinu käest, on see, et kui sul välgu Mihkel ja tikud ära kaovad, sa see tule üldse oskad püsti panna. Vaata, meil on tegelikult ära kadunud valdavalt 99,9% inimest ei oska seda kõige esimest tehnoloogiat oma kätega luuagi. Nad ei oska tegelikult just nimelt nende loodusjõududega loomulikul viisil suhestuda. See on see üks ja see sama, eks ju. Et kui sa satud loodusesse ja sa isegi ei tea, sa isegi, sinu jaoks need ei ole, kaasaja inimese jaoks ei ole ju isegi neid vägesid olemas. Selle ongi hea, kui on olemas kas või arhetüüpsed astroloogid või mingidki inimesed, kes püüavad, nagu sa siin täna meil väga huvitavalt, oled terve saate rääkinud, taastada neid iidseid teadmisi kaasaja teadusele vastuvõetavas vormis. Ma väga tänan sind, Riko, ja kui nüüd keegi inimene selle pika põneva vestluse, mille ma pean küll juba katkestama, sest meie podcastil on kindel pikkus, et kui inimesed nüüd selle põneva vestluse peale tahaksid midagi teada iseenda kohta, teada saada, kuidas neil astroloogiliselt arhetüübid on paigutunud ja kõik see muu, siis kuidas nad sinuga ühendust saavad? Ja ma soovitan siis, just on värskelt valmis saanud eestikeelne, siis Eesti esimene astroloogia tarkvara, astrotark.ee ja siis see toetubki selle samale arhetüüpsele astroloogiale, kõik see, millest me täna rääkisime, siis selle Richard Tarnase sellisele koolkonnale, nende kirjeldustele ja seal on üsna hästi see koduleht ja üles ehitatud ja seal on väga mugav mobiilist jälgida, enda sünnikaarti vaadata, enda päikese kuu kirjeldusi ja siis muidugi transiite, oma pikaajalisi transiite, oma lühiajalisi. Et ehitasin sellise tööriista, mida mul endal oli vaja, et ma saaks siis pidevalt olla teadlik sellest, et mis üleval toimub ja mis all toimub minu enda elus ja kollektiivsel tasandil. Ja kuidas siis nende omavahel tasakaalu luua, just? Et see väga tänuväärne. Ja, et see astrotark kindlasti toetab siis seda hermeetilist aksioomi, et kuidas ülal nõnda all ja aitab siis seda niiviisi kanda praktikana. Kas või niiviisi natukene, et ma ise olen ka siin vahepeal jälgin, vaatan kord nädalas, mis toimub, vahepeal vaatan tihedamini, et selline pidev suhte loomine sellega, mis seal üleval on, et täna siin ka, kui seal üleval on 10 planeeti, ma olen alati rääkinud, et kui sa sisened ruumi ja seal on 10 uut inimest, siis võib-olla seal 3 nimi jääb meelde või 4 nimi. Aga mida rohkem sa hakkad siis ühe taevakehaga suhtlema, sa tead, kus ta on, Jupiter on praegu seal kaksikutes, on ju, et mine vaata õhtul õues,
kui leiad Jupiteri üles, siis seal vasakul pool on 2 tähte. Kohe peaks tulema muide väga huvitav joondumine, see on küll puht astronoomiline, aga võib ka kohe kiiresti kasutada veel viimaseid hetki. Kas ka astroloogiliselt on sellel suurel joondumisel, mis peaks tulema veebruari lõpus, kus 6 planeeti joonduvad, mingi tähendus või selline mõju, mida võiks nagu teada või arvestada? Seal sõltub, et tihti, kui tekivad sellised jadajoondused, mis on astronoomiliselt hästi ilusad ja taevas on ilusti näha, siis seal on oluline jälgida, et astroloogiliselt nad on mõjusad siis, kui näiteks nende vahed on seal täpselt siis, ütleme, et kõigi vahel on 10 kraadi näiteks. Et siis nad hakkavad ka koos toimima. Kui need on ebakorrapärased, need vahed, siis see on ka üks selline suhteliik veel, mis lisandub nendele baasgeomeetriatele. Et on see, et kui on see harmooniline vaheseis, et selline kindel aste, aga praegu nagu selle läheneva joondumise suhtes mingeid erilisi teatekilde ei ole, mida peaks nagu märkama või vaatama? No praegu selles mõttes pigem paneks isegi rõhu, meil on siin veebruar, mis meil on ju, aga 20 veebruar toimub siis täpne ühendus või konjuktsioon siis Saturnil ja Neptuunil, mis on üliharuldane, et see juhtub iga 36 aasta tagant ja viimane täpne seis, kus Saturn ja Neptuun olid taevas koos, oli siis kui Berliini müür langes 1989 Nõukogude Liit. Et siin, muidugi Saturn, Kroonos, aeg, eks ju, struktuuride karmahoid ja Neptuun siis lahustaja, illusioon kogub kokku, piirid kaovad. Selle kohta küll ütleks sest et just nimelt Saturn, aga jah, tundub, et miski erineb, sest et ilmselt märk, kus nad seda teevad, on nüüd erinev kui 36 aastat tagasi ja mis see siis veel lisaks annab, mis märk on, kas sa mäletad? Jääre alguses saab kokku, aga see on jällegi siis selle fikseeritud taeva järgi, et selle päris taevaga järgi siis sa pead minema 23 aga ühesõnaga igal juhul, et on mida oodata, sest me praegu isegi tajume, et me elame praegu väga suurte muutuste ajas ja me ootame kõik paljude konfliktide lõppu ja ootame võib-olla mingi sellise vägivalla ajastu lõppu, nii et mine sa tea, õhus on lootust, võiks nii öelda. Ja sellega on ka paras meie väga põnev ja vähemalt minu jaoks väga hariv saade lõpetada. Ma olen Riko sulle väga tänulik, et sa osalesid. Olen tänulik ka kõigile Iidsete teadmiste podcasti kuulajatele ja jätkame siis samadel põnevatel otsingutel meie järgmistes podcasti osades ja kuulmiseni. Aitäh teile!